Te kuulate aga siis podcasti, minu nimi on Dimitri, täna stuudios Serjoga. Vero. Nii, meil on väikene shoutout, nimelt tänane episood sponsoreeritud soundhouse.ee poolt. Kindlasti külastage ja oleme väga tänulikud. Ja, no rentige asju, püsige asju, mehed on targad, mehed teavad, mis teevad. Kvaliteet on hea, lihtne töötab ja täna hüppamegi saatesse sisse, aga ma vaatasin täna ühte klippi. Ameerikas on sellised hästi harivad dokumentaalklipid. Siuke Vox ja Vice ja muud kohad, eks. Progressiivsed saated, kuidas tänapäeval siis modernsed pereelud käivad. Ja kuitad ette oli seal üks sükene, mul on raske öelda, üks naisterahvas, aga ütleme siis üks 300-kilone põletis. Nii? Ja ma eeldan, et töötu on ju sükene kole kui öölühikesed juuksed, ilgele. Siuke mehe näoga naine siis, jah? Mehe näoga naine ja kuitad ette, siis dokumentaali põhimõte on see, et ta elab koos 4 mehega. Nagu korterikaaslased või? Üürivad kodu koos või midagi? Nagu elavad täitsa koos, hoiavad käest koos kinni ja kõik 4 meest lükkavad seda ühte lehma. Korraga või? Seda ma ei tea, sest tegemist ei olnud nagu pornovideoga, tegemist oli täitsa sükse dokumentaaliga, eks ole, aga kujutad sa ette elu, kujutad sa ette, kui mul ei ole nagu sõnu selle peale, et kuidas 4 meest ja 1 lehm, et okei, et ilu on vaataja silmis, aga kuidas see nagu töötab, et kas on siis nagu mehed siis kordamööda lähevad ja ma ei saa. No ma ei kujuta ette, ma võib-olla hüppaks silla pealt alla, kui sa nii maskuliinne vend, et isegi kuradi mingi kole naine võtta, siis endiselt sa pead seda 3 mehega veel jagama, et sa ei saa isegi nagu isiklikuks kasutamiseks, vaid on üldkasutatav. See on ikka, kuidas sa enda sugulastele seda tutvustad? Näe, see on minu naine, Leila ja need on tema 3 boyfriend'i. Samamoodi nagu sa anime bodypillow'it tutvustad kuradi suguosa kokku tulekul. See on Miyuki, me armastame üksteist väga. Kõik näitad näpuga, mida perse, et mis vend siis jukane on. Või tuleb hoopis vanaema Ljudmilla ja ütleb, et kurat, need numbrid siin ei sobi kokku, mina näen 4 meest. Kuradi, ei noh, normaalne, aga mõtle, kui oleks vastupidi. Et oleks 1 hästi kole mees ja siis 4 suhteliselt koledat naist. Kas seal mitte pole nimetus? Selle nimetus on islamiusku või mis asi, kus me arendame? No seal ei saa kindlaks teha, kas need on naised või on sõbrad, et kõik on kotid peas. Jah, see on paras pähkel, et ma arvan, nendele antud karakterid, mille kellest ma just rääkisin, neile kuuluks küll kott pähe, lihtsalt päkke. Kujutan ette, kui madal peab üks enesehinnang olema, et ma võin jagada enda naist 3 mehega ja siis kui sa sama naist ei truki, siis teiste tüüpidega mängid arvutimänge. Ja siis sa lähed veel telekasse oma sükse häbiväärse asjaga. Ja veel National TV-sse, et nagu supermark täis teha. Isegi kuradi Eestis mingid vennad teavad, kes podcasti teevad. Jah, ja väga pekkis, et me postitame selle videolingi Facebooki feedile. Ja meil täna päeva korras on, et me kindlasti räägime hästi populaarsetest teemadest, nagu näiteks maskid. Maskid on toredad. see on kuum teema meil. Siis räägiks UBI-st või USB-pulkadest, on siin tõlgendamise küsimus, eks ole, et keeruline sükene sõna. Millest me veel Serjoga pidime rääkima? Pidime rääkima ettevõtlusest. Ettevõtlusest? Et Eestis on... unicornidest, muidugi, startupitame. Päris palju firmasid, et unicorne, aga me teeme siin panuseid natukene, et mis edasi saama. Aga alustamegi unicornidest, et just tuli uudis, et mis see 5. unicorn firma oli, Pipedrive või mis see? Pipedrive, jah. Pipedrive, mida nad teevad? Neil on mingi programm. Müügiprogrammi müüvad põhimõtteliselt, et väheke teadjamad inimesed ütlevad selle kohta, et CRM, väheke mitte teadjamad inimesed ütlevad mingi arvutiprogramm, millega saad müüki teha. Ja see on $1 miljard väärt. Tuleb nii välja. Ja 100% Eesti oma, nii nagu Skype siis. Enam ei ole. Aha, okei. Aga noh, et tublid poisid said oma miljardi said kätte ja nüüd saavad chillida. Ei, tubli idea, IT-meestel alati palk hea olnud. Aga mis need ülejäänud olid? Pipedrive, Transfervise. Jällegi mingi... Raha saatmine on see. Raha saatmine, eks. Siis on Taxify, Boltivolt. Takso sõitmine. Nii, üks jäi vahele, nüüd üks on... Skype. Ei, Skype oli, Skype'i ma mainisin, on Skype, Transferwise, Bolt ja Pipedrive, üks on puudu siit. Skype, Transferwise, Bolt. Playtech oli minu arust. Kasiino siis. Kasiino jah, et Playtech on üks firma, millest nii palju ei räägita, et see reklaami ennast Eesti turul, et neil ei ole midagi reklaamida, nad ju arendavad kasiinomänge. Jah, see reklaamib ennast kõvasti Olibet. Aga Serjoga,
kuna meil nii palju unicorn'e ükssarvikuid tulevad, mis võiks järgmine sükene ehe Eesti värk, nii nagu Skype 100% Eesti, pohhu, et rootslaste firma, pohhu, mis see Eesti järgmine unicorn võiks olla? Mul sisetunne seda veel ei kinnita, mis järgmine võiks olla, küll ma võin teha kindla panuse, et mis kindlasti ei ole järgmine. Nonii. Regalia. Miks sa arvad, Regalia võiks olla unicorn? Tegelikult, kui sa vaatad, neil on väga korralik sükene äristrateegia. Ärimudel on olemas, sul on viinapood, see on iga nurga peal. Just, sa müüd seal viina. Sul on seal töötajad, viin tuleb sisse. Palka maksab mustalt. No niivõrd kuivõrd. Seal kedagi otseselt ei süüdista, aga jutte on olnud igasuguseid elus. No seda ega kuulujutte ei pea vaatama, piisab, kui ise nagu käid seal, sa näed ju silmaga, mis seal tegelikult toimub. Just, aga üks suur probleem on neil. Nii. Nad müüvad sooja õlut. Sooja õlut. Alati sooja õlut. Neil on külmkapid olemas, aga nad ei pane neid tööle. Serjooga, kas see on üldse legaalne? Kas siin äkki peaksid sekkuma ametivõimud? Ma ei kujuta ette, kuidas sa saad endale sukest äri ajada, see müüd sooja õlut. Türa, sa saad isegi bensujaamas külma õlut osta. Ma ütlen ausalt, ma ei ole advokaat, aga mul sisetunne ütleb, et see võib olla crime against humanity. Tundub nii, USAs oleks sammu juba mingi kuradi class action lawsuit tehtud selle peale. Sooja õlu. Soe suvepäev, väljas on 25 kraadi, päike paistab. Kell on rahulikult saanud kell 11 hommikul, mõtled, teeks ühe kosutava õlle. Astud siis sisse, higi voolab, kuredi laubalt alla, astud Regaliasse sisse. Mõtled, teeks ühe Aleksandri. Külmpurk Aleksandri, kas ei ole hea siukse suvepäeva? Nii hea oleks. No ikka korralikult, et sa teed seal poes lahti ja kallutad. Mõnus. Lähed selle külmkapi poole, kus tuli, kus juures sees põleb. Ja. Haarad. Kravad soe Aleksandr. Ja siis hakkad kõrvalt katsuma, et äkki on lihtsalt täidetud või midagi, et on soojad on ette pandud, külmad on taga, katsud. Ei ole. Siis mõtled edasi, et türa okei, et äkki A. Le Coq Premium. Lähed kõrval külmkappi. Soe. Baltika. Soe. Kõik on soe. Sa küsid müüjad, kas külmõlut on või? Ei ole. Ei ole. Täitsa pekkis. Ma kusjuures üks päev käisin Antoniga Regalias ja kujutad ette, Prem oli otsas, Sass oli otsas. Otsas? Viinapoes? Jah. See on nagu põhitoode, mida sa müüd siukses kaupluses, sul on see otsas. Seal oli diislit ja pokki ja neil on ka kindlasti kvaliteetproduktid, aga antud juhul ei olnud, et siis Türa sooja diislit juhu on normaalne. Et kõndisime 100 meetrit edasi ja rimisse ja pohhu ja aga okei, Regalia on out, et nendest unicorni ei saa see sooja õlu, ta läheb vere keema, nagu sooja õlu ikka. Keema, sest ta on soe, ta keeb. Ta on soe, see on nilbe, aga samas janu on, midagi pead jooma ja siis hakkavadki inimesed viina jooma ja see on raske. Aga võtame Regalias on mingi teistsuguse viinaketi, näiteks Araxes on ju, et kui mina mõtleksin, et kui sa tahad startupitama hakata, unicornitama, mida sul vaja läheb? Sul läheb äppi läheb vaja. Olemas. Nii, Araxes, teeme äppi. Just. Ja kust raha tuleb, siis võiks olla mingi SaaS service, et monthly subscription. Et sulle iga kuu tuuakse mingi alkohol ukse taha või? No näiteks see oleks üks viis ja teine oleks, et sa lihtsalt maksad, nagu telekat vaatad, et sa maksad iga kuu mingi 5 eurot ja vaatad 50% ajast reklaame. Ja sa võid Araxes äppi tõmmata, maksad mingi 5 euro kuus, saad vaadata, mis alko on alla hinnad või reklaame vaatad. Ma arvan, et nii lolle inimesi leidub. Neil on e-pood, kus juures täitsa funktsioneeriv olemas. Olen isiklikult käinud seal leheküljel ja ma usun, et see on edasi viiv jõud. Et kui on nagu sait olemas ja kui me mõtleme, mis maailmas ühed kõige edukamad ja üldse kõige rikkamad firmad on, siis nagu McDonald's ja Walmart ja siuksed asjad, siis see sõna, mida me otsime, on frantsiisileping. Kui Araxesse teha veel 10 000 putkat ümber Euroopa, siis meil oleks ta unicorn olemas, just like that. See oleks tõesti ja kui sa vaatad kõik need eelmised unicornid, kes on nüüd välja tulnud, nad kõik teevad midagi internetis. Araxesel on e-pood juba olemas internetis. No see on pool sammu juba. See on pool sammu. Frantsiisi edasi taguda ja nad tegid just major movie ka, nad ostsid näiteks Laimi alkopoed ära. Teile käisin Laimi alkopoes kilekotti ostmas. Ja siis näiteks, et ukse peal oli veel kirjas Laim, aga kaardimakse järel tuli mulle telefoni väikene teade ja näitas, et olete maksnud Araxeses juba. Aha, väga lahe sellepärast, et mina näeks seda unicorni potentsiaali. See on niisugune ehe Eesti värk ja vaata, frantsiisi puhul nimi loeb, et
regaalia puhul sa ei saaks seda teha, sest kui see seostub sooja õluga, siis ei ole edukas. Ei ole. Araksese puhul minu omal kogemusel, ma ei tea, kus sul on, aga õlu on külmas olnud. Õlu on olemas olnud, õlu on head hindadega ja tegelikult ma rohkem kiidusõnu ei tahaks, sest Arakses paraku ei sponsoreeri meid, aga oleme avatud kohalikus Arakseses isegi ei ole võimalust osta mitte külma õlu. Seal ei olegi mingit sooja litti, seal ongi ainult külma õlu. Põhimõtteliselt frantsiis ja tegelikult unikornitamine olemas, aga missugused asjad võiksid veel Eesti mingi unikorni, mis oleks siuke, millel võiks jumet olla, äkki mingi autopesula või... No Upsteami poisid ju midagi tegutsevad, aga iseasi, auto pesemine, mobiilne, väga huvitav lahendus, aga kui kaugele see läheb, kes teab, et see on alles suht algusjärgus. Midagi innovatiivset on, eestlased on hästi innovatiivsed, mis on praktiline asi, mis on probleem? No, ma ei tea, praegu kõigil on maske vaja. On. Aga maskid kuluvad, eks ole? Kuluvad. Väga lihtne idee, tee lihtsalt monthly maskide subscription, iga kuu saad endale uue kuu jagu. Kurat, me peame pärast episoodi seda arutama. See on täitsa hükke mõte, eks ole. Sellepärast, et maskid nüüd läksid ju lausa kohustuslikuks. Siis ma tean, et Eestis alati, kui üritatakse mingi firmat teha, siis hakkab mingi ipasid tegema, käsitöö üllesid, aga see ei ole töötav mudel, kui sa küsid 0,3 pudelist 6 eurot, see on nagu rahvale näkku sülitamine. Oled sa neid proovinud või? Kurat, sa ei saa nendest ennast täis juuagi, need on nii humalad täis, et sa 3 tükki paned alla, okei, sa paned oma 18 eurot magama, sul on kõht täis, aga purju ei jää. Kuradi, jah. Aga õige õlu on ikkagi siuke hele õlu, Saaremaa tuulik. Saku originaal. No okei. See oli nali. Kuskil Soomes ma võin küll Saku originaali juua, siis nende kohalik kraam on veel pasam. Kipub nii olema, jah. Mina olin väga üllatunud, et kui mina olin Soomes ehitusinsener või arhitekt, kuidas on neid töötajaid nimetatakse, eks ole, siis... Näiteks ma olin väga üllatunud, ma ei uskunud enda silme, ma ei teadnud, siuke asi üldse võimalik, ma nägin inimesed öid seal Carlsbergi ja Heinekeni, ma mõtlen, mida pitt. Carlsbergi ja Heinekeniga mul tuleb meelde üks kord, kui sai kunagi õlut joodud ja siis tuli välja, et kuigi purgi peal oli parim enne kuupäev 1, siis tegelikult purki avades tuli mingi rets mädamuna hais. See ongi kõige parem. See oli päris nilbe. Lõpuks me pidime need annetama puudust kannatavatele kodanikele. Jah. Aga jällegi, et kus ma enne tahtsin oma pointiga jõuda, on see, et kui sa õlut müüd, sa ei saa rikkaks mitte kvaliteedi pealt, vaid kvantiteedi pealt, mahu pealt. Just. Heledat õlu, sa võid 15 tükki võid alla kaanida. Okei, see käib küll palju kusel, aga mahu pealt. Aga need kuradi ipad, mingid tumedad õlled, no see ei ole teema, poisid. See ei ole, et see on mingi jama ja ma tean, et Eesti mingi firmad üritab mingi käsitöö džinni ka teha. No see on juba natuke parem ettevõtmine, aga ikkagi... No sellest jääb vähemalt täis, aga kallis on. Siukene Eesti värk, et sa just rääkisid sellest, et pidid annetama need joogijäägid siis rohkem abi vajavad kodanikele, eks ole. Just. No iga kord, kui poes käid, siis seal on see toidupanga see kuradi väike torbik, eks ju, kuhu saab konserve panna, mina panin sinna topsi viina mõnikord. Et kui mina ise mõtlen, et kui nagu parmud, et see on asi, millest keegi ei räägi, see on ühiskonnas, aga see on aktuaalne teema, et need on tublid inimesed, kes on siis tõenäoliselt siis korontsi tõttu kodutuks jäänud, eks ole. Kindlasti selle pärast. Et minu miljardi idee, unikorni idee oleks, et teha parmu äpp. Parmu äpp? Jah, et see vajab natuke viimistlemist, aga ma praegu mõtlen, et see on äpp on ju, sa registreerid parmuks ja ma ei teagi, mis äpp teha võiks, aga parmu. Su idees on suur auk sees too. Selleks parmu äppi kasutada peab sul telefon olema. Parmudel sa oleme väga üllatuks, et paljudel on telefonid. No ma ei tea, kui ma oleks parm ja ma tahaks nagu peale juua, siis esimene asi, mis pandimajja läheks, oleks telefon. Jah, siin on väike konks sees, eks ole. Aga tegelik sihtturg ei oleks parmud niikuinii, kuna nad on natuke ei ole maksejõuline klientuur. Ei ole maksejõuline klientuur, et ka kellele nagu parmud väga meeldivad ja kes alati üritavad nagu matkida parme, on hipsterid. Parmu äppi ja sa fokuseerid hipsterid ja hipsterid saavad mängida parme. Miks või milleks või kes sellest kasu saab, who the fuck knows, aga ma arvan, et hipsteritele räigelt meeldiks siuke asi.
see on parmu fashion äpp, et sa saad pildistada kohalikke parme üles ja hipsterid saavad sellest nagu siukseid fashion ideesid, et mida võiks kanda. Jah, kuradi. Paned kilekoti vasakusse jalga ja kummiku paremasse ja... See start-upitamine ja see ettevõtlus, see tuletas mulle meelde, ma mõtlesin üks päev WC-poti peal sital olles, ma mõtlesin Eesti kuulsuste peale natukene, ma mõtlesin... See on huvitav asi, millele mõelda. Absoluutselt. Ja ma mõtlesin, et Eestis on jubetuberid, YouTuberid, tuubitajad, et neil on kaamera ja siis nad vlogivad ja salvestavad ennast ja YouTube'is on niimoodi, et sa oled edukas siis, kui sa targetid lapsi. Oled. See on sellepärast, et see on YouTube'i monetization ja peamine sihtgrupp on lapsed, siis sa teed kid-friendly contentit. Üks põhjus, miks näiteks väga tõsise podcasti YouTube'il pole vaatamisi on, sest et ma pean eraldi märkima, et see ei ole lastesõbralik content ja see tähendab sama hästi, et sa võid ise ennast blacklisti kuulutada, et see on, YouTube matab su maha. Kas meil on seal mingi 18 pluss mingid disclaimerid ka juures või? Disclaimerid meil eraldi ei ole juures, et kuna me porno sisu ei sisalda, aga kuna see valik on olemas, et kuna siiski lapsi ei targeti, siis me prolli oleme seal hitten. Aga mina mäletan, et Eestis need vloggerid hakkasid tegelema, siis tegid siukseid lastesõbralikke videosi, värke. Kas sulle ütleb midagi siuke nimi nagu mingi Nele Kirsipuu? Eesti üks kõige populaarsemaid YouTuberid kunagi tegi lastele mingi videosi. Ma ei tea, kurat, nad kõik samasugused välja. Igastas tema oli pioneer. Mingi Nele, et tema oli alaealine too aeg ja hakkas YouTube'i videosi tegema ainult lastele, lihtsalt mingi... Kuidas teha lima või midagi, mis need tavaliselt on? Iganes, mingi ilge käkk oli, sai mingi seal 40 000, 50 000 subscriberit Eesti mõistes väga kõva sõna. On. Aga käis koolis ja vanemaks saanud ja kujutad ette, tööle minna viitsi on ja ad revenue on mitte piisav ja... Las ma arvan. OnlyFans. Tegi OnlyFansi ja ma mõtlen, et kuidas on võimalik, et meil on, kui sa mõtled selle peale, et meil on laste sisuloojad, mingi multikad ja mingi mängimisvideod, kogu su sihtgrupp on mingi 14 aastased türukud on ja kuidas meiki teha midagi ja fucking hakkavad OnlyFansis prostituuti mängima, kas see ongi Eesti ettevõtlus, kas see ongi, ma ei see on normaalne pisnjok, aga tegelikult on tegemist väga kavala inimesega. Tea mille pärast või? Nii. Sest iga vähegi enesest lugu pidav täiskasvanud inimene, kes on vahepeal arvutit kasutanud, teab, et siis kui ta tahab vaadata paljaid naisi, siis ta kirjutab Google image search'i, big boobs ja ongi korras. Aga vaata, kui sa oled siuke 15-aastane, sa veel täpselt ei saa aru, kuidas elu käib, siis sa tõesti lähed, võtta võib-olla ema rahakotist krediitkaardi ja lööd selle sinna OnlyFansi sisse ja siis palvetad, et äkki ema ei näe. Kurati, ma tõesti, ma olen sõnatu, ma just nagu mõtlen seda nagu selle sisulooja vaatepunktist, et see asi jääb ju internetti ja mis see ütlus ongi, et mis juba korra internetis on, see kestab seal vähemalt nädal aega või? Ei, see jääb sinna igaveseks. See jääb igaveseks ja siis, kui sa 30 pluss oled ja kõige enam see OnlyFansi pilte ei taha, mis siis saab, on ju, natuke kehvasti lood, et... Siis pole vahet enam, siis on juba marriage trap korras. See on ikka, mis ta ütles, et tegelikult see ongi sissejuhatus me järgmisele teemale, et teema on, et inimesed, kes eriti pinda käivad, me oleme seda küll minevikus kajastanud, aga kui ma ütlen nende OnlyFansid prostide peale, influencerid, ilgelt pinda käivad, aga Serjoga, missugused inimesed sulle nagu eriti pinda käivad? Kurat, mulle käivad väga paljud inimesed pinda, aga eriti pinda viimasel ajal. No nii. Influencerid. Jälle influencerid. Päriselt, kuradi tegin mina siis Instagrami lahti. Nii. Hakkasin siis vaatama, et mis on siin uut, eks ju, et mitte oma feedi, vaid mida ta mulle soovitab. Yeah. Mingi kuradi kreemi, totsikud, robot, toluimed, mingi kuradi ripsmed raisk, keegi kuradi lahutab, keegi läheb lahku, mingi kuradi bachata trennid, mis asjad. Vaatad ja mõtled täitsa putsis, kas see ongi teie elu või? Mida te teete oma eluga? Mingi kuradi kreemi totsikuid, Et OnlyFans on selle kõrval on nagu normaalne veel, et selle asemel mingi kuradi kreemi totsikuid jagada või mingeid särke. Nagu see kuradi kõige popim praegu särk on. Osalesin ise ka loosis, kahjuks võitnud. On siukene uus Eesti unicorn nimega Muhov, mis peaks siis tähendama minu hoov.
ja siis nende suur business plan on see, et neil on tavaline ühevärviline kampsun ja sa saad sinna keskele kirjutada siis oma linnaosa või linna nime. Ma kirjutasin sinna alla siis, et ma tahaks ka sükest kampsunit, tasuta kampsun, ilmad läheb külmaks. Just. Aga et ma tahaks, et sinna oleks kirjutatud näiteks Arestikas hoopis. Kainer. See oleks normaalne. Tallinn kirjutan sinna, mida vittu. See on jah, see linna representimine, eks on vist Ameerikast tulnud, aga ma kujutan ette, et kui kuradi intellektuaalselt challenge sa pead olema, et sa ei suuda meeles pidada, mis linnast sa parajalt oled. Oleks vaata sul mingi kuradi linnal tõsine vaata kultuur nagu USAs on, et East Coast versus West Coast ja mingid kindlad, mingid spordimeeskonnad ja vales kohas lähed valesse kohta ja saad lõuga või midagi. Ei, kuradi, ütlen ausalt, Prisma ees kedagi näeb, mind küll ei koti, kas ta on kuradi Räpinast, Põlvast või kuradi Mustamäelt. Mine perse, ma tahan poes käia, jätta mind rahule. Kuradi tea, kes mulle räägid pinda käivad, et meil on see maski ja värk, et see on kuidagi mul ka piinlik, et ma pean seda seletama, aga kõlab mulle kuidagi nii iseenesestmõistetavalt, et levitada õhu kaudu levivat viirus, siis kõik inimesed võiksid siseruumides kanda maske, et see tundub nii loogiline, aga meil on väga häälekas minority, kui mitte isegi majority, siis kes on väga selle vastu, ütleb, see on inimeste lollitamine ja see on skämm ja see on vale ja see on paha ja sa lämbud ära, sa ei saa hapnikku. Pohhu, et arstid on mingi 100 aastat neid kandnud, teevad 12-tunnilisi komplekskuredi asju. Ja mängivad ohvrid ja okei, et ma nagu üritan mõelda, et aga kui see kõik on siuke vale jama, et nagu miks või kes nagu võidab sellest, mis see asja mõte on? Oleks vaata, et kui nad muidu vaktsineerimisest räägid, Big Pharma, siis ütlen ausalt, ega need maskitootjad just väga mingi Big Pharma ei olnud eelmine aasta veel, et lihtsalt mingid kuradi lapid kuskilt. Need inimesed olid ikka räigelt pinda, et nad karjuvad igas sotsiaalmeedias ja tänava peale, mõisegi poes. Maksimas hiljuti ja kuulsin, et saab mingi mees vanem mees ost sisse, hakkas rauskama. Ja siin on inimeste lollitamine, me ei hakka sellist asja kunagi tegema. Kuule vanamees, kärbad varsti maha ja siis vaatame, mis inimeste lollitamine see on. Tõmba perse vanamees. Kuradi inimeste lollitamine. Aga oled sa nagu lähemalt vaadanud, et kes keskmine maski eitaja on, siis mina olen niisugust antropoloogilist uuringut teinud. Nii. Ja tihti tuleb peale... Just rohkem haritud inimesed. Kas just? See doktorid tavaliselt on. Eestis arstid. On bakalaureuskraad on võrdne põhikooli lõputunnistusega, nii et suurt vahet ei ole. Väga vahet ei ole. Meil kõik käivad ülikoolis viimasel ajal. Elu ülikoolis. Aga kui sa vaatad lähemalt, siis see ei ole mitte ainuke asi, mida nad usuvad. Nad on nagu paranoia state'is elavad, kogu aeg keegi üritab neile ära teha, keegi valetab neile. Küll nad usuvad, maallame, NASA valetab, kõik milleks? Nagu, mis kasu nad sellest saavad? Küll on kuradi suured mingid 5G uskujad, nagu kiire internet tapaks ära sind. Uskumatu, kiire internet tapabki ära. Türa, sa kirjutad seda sama oma kuradi, sul on wifi ruuter kodus, sul 4G tilgub kuradi telefonis kogu aeg. Aga nüüd, kui on natuke kiirem internet, siis see on paha. See on paha, sellepärast, et kiire internet tähendab paremat infoliikuvust. See on paha, see infoliikuvus on inimeste lollitamine. Kujutad sa ette, et ainuke neid inimesi saab näiteks ära tappa sellega, kui ma võtan optilise kaabli, kus on 1 giga on netti sees, ma topin selle neile näiteks perse auku, siis nad surevad kiire interneti üledoosi ära lihtsalt. Ma ei tea, kogu see asi võtab nagu nii juhmaks, aga nad järjest nad usuvadki ja see läheb nagu kokku, et järjest ongi, et Lizard People tuleb varsti sealt, MSM. Kuradi, kes need kuradi debilikud olid kloorijoid vahepeal, need pole ammu midagi kuulnud. Samad vennad. Kuradi basseini puhastit võib küll tšaagida. Aga siis, kui sa paned lapi näo ette, siis sa sured. Ma ütlen ausalt, et ma ei saa neid tšaatšida, neid kloorijoojaid, sellepärast, et ma isiklikult võib-olla tunnen ka inimesi, kes on näiteks odekat joonud, seega potato tomato. Kloorist sa jää täiski, odekaga sa jääd täis vähemalt.
no lähed need hästi ja ja ma tuletan kõigile meelde, et kui sa lõdna õli jood, see ei tähenda, et sul igaüks paremaks läheb. Ei lähe. Vähemalt nii ma olen kuulnud. Aga Serjoga, mis veel mõned inimesed, kes nagu pinda käivad? No sa ütleb paljud inimesed käivad pinda. Peale influencerite, peale antivakserite, maskerite. No siis loomulikult mulle käivad pinda, mõtleme kohe siin, mul on suur ampluaa valikuid on ees. Ilmaennustajad käivad pinda täiega. Mina näen väga tugevat seost OnlyFansi ja ilmaennustajate vahel. Kas sina näed seda seost? Veel ei näe, aga ma usun, et sa valgustad mind kohe. Näiteks välismaal on see populaarsem, aga Eestis on suvereporter, suviti. Nad iga kord teevad konkursid. Nad otsivad ilma ennustajad tegema neid, ilma ennustajad, sa pead ette lugema, sul on see roheline screen on ju, kus arvutiga hiljem tehakse need pilved, kus käega vehid ühesõnaga. Ja mille järgi siis ekspertis võetakse, kas sul on vaja geoloogi paberit, kas sa pead olema tark, karismaatiline, enesekindel, ei, literaali, et osaleda selles ilmatüruku konkursis sa pead tegema video, kus sa oled peaaegu paljalt mingi ranna bikiinides ja mingi siuke asi. See on enda keha müümine telekas. Ehk siis OnlyFans. See on täitsa mingi päis saab, olen täna väga kibest. Tekib küsimus, et kas sa tahad nagu teada, mis ilm homme on või sa tahad pihku lüüa, et nagu... Kõredi... Mina tahan teada, mis ilm homme on. No õnneks Eesti ilmaennustused on alati rämedalt mööda, et siis kui tuleb mingi soe talv, siis ähvardatakse -35-ga. Näiteks täna oli lumi maas ja mitte ükski ilmateade ei öelnud seda. Kõik ütlesid, et vihm ja lihtsalt pime. Ei, hommikul lumi maas oli. Normaalne, ma ei näinud ka. Ma ärkasin alles kell 12 ka, nii et ma olen siuke puhkuse mees. Jah, ma olin väga üllatunud, et meil isegi ei ole nii külmad kraadid käes, aga lumi oli maas, oli huvitav näha aasta esimene lumi, aga ei, Eesti, ma tean neid ühte pädevat ilmaennustajat, selle klipi peaks ka Facebooki feedi panema. See on meie lemmik ilmaennustaja. See on Haista Gäng. Rip. Inimesed, kes eriti pinda käivad. On sul veel kedagi loetleda? No loomulikult kindlasti leian. Mulle näiteks käivad pinda need vennad, kes Olibeti SMS-e saadavad. Kuigi see on arvatavasti automatiseeritud service, siis ma oma vaimusilmas kujutan ikka, et mingi jobi istub kuskil nuputelefoni taga ja päev otsa lappab SMS-e. Minu veaks oli siis see, et kunagi ühe korra sai proovitud ja siis ma panin oma telefoninumbri sinna. Nüüd lihtsalt pommitavad mind SMS-idega. Hei sõber, tule tee väike mäng, saad 100 eurot. Mis see siis Olibet on, kas see mingi looma äpp või? See on Eesti järgmine unicorn arvatavasti. Eesti järgmine unicorn. See on hasartmäng. Hasartmäng, et sa saad spordi peale panustada ja värgid särgid. Et see nimes pett ei olegi loom siis? Ei ole. Ja käivad pinda, saadad mulle kogu aeg SMS-e. Ja mida veel? Äkki on sinu kord nüüd? Sul ei tule midagi, et ärme venita. Ei, mul tuleb, ma ütlen viimase isikuse tüübi ära. No. Täitsa versi, seda juhtub praktiliselt iga kord, kui ma käin ühes spetsiifilises Maximas. Millises? Saladus? See on Lasnamäel, see on see, kui sa oled Paepärgist edasi, äkki ongi Pae Maxima või mis ta on? Jaa, ongi Pae. Ongi Pae Maxima, okei. 2 X-iga või? Jah, et ta on üks, mul kodu lähedal on siuksed või nigelama valikut, siis mul meeldib sinna minna. Maximas on odav kartul ja odav sibul. Mina ostan kartulit ja sibulat ja ma usun, et on ka teisi inimesi, kes on kartulit ja sibulat ostnud ja võib-olla kohanud seda tüüpi, et kui meil on praegu globaalne pandeemia, kui te ei ole sellest kuulnud, eks ole, mõni kannab maski, mõni kannab, mõni tesab, mõni mitte, vahet ei ole, et sul on mingi spetsiifiline kontingent, kes nagu väga ei viitsi, aga türa, kõige vihale mind ajab see, kui ma tahan kartulit osta ja seal ees on mingi läkastav 100-aastane vana mutt, kes ei ole ennast 2 aastat pestud, haiseb nagu surev laibahunnik ja siis enda rõvedate käte sitaste küüntega kammib seal iga kartuli ükshaaval läbi, inspekteerib seda, ta võtab kätte, ta hingab selle peale, ta paneb seda tagasi, ta käib kõik läbi ja lõpuks ta võtab kilekoti, väike ädine vana mutt on ju, võtab mingi 3 kilekoti pärast seda, kui ta on terve fucking selle kartuli riiuli läbi kamminud, võtab 3 kartulit, see maksab 6 senti. 6 senti. Ja faks oled kõik need läbi räppinud. Ja see on üks individuaalne isik, keda ma näen ainult siis, kui mina praegu poes olen. Me tegelikult loogiliselt saame aru, need inimesi käib
iga päev vähemalt 1000 tükki läbi ja see mõte lihtsalt fucking krõve. Peske enda juurvilju inimesed. Või siis tesotage need üle näiteks. Tesotage jah, kartulid. Ei no inimesed joovad kloori ja käid tesoga oma kartulid üle, see on normaalne. See on ikka väga... Teso on kallis. Aga siinkohal tuleb väike mõte, et uus unicorn startup. Nii. Kunagi ühe sammuse osas rääkisime, kuidas potentsiaalselt võiks teha sama konni. Aha, jaa, rääkis. Sa hüpoteetiliselt ja päris detailne, päris hea. Ma tean, et see on üks meie enim kuulatumaid episoodi kus juures, et anonüümse kuulajad. Kes ei mäleta, et see võib minna YouTube'i või Spotify'sse või SoundCloudi, kuhu iganes ja järgi kuulata. Ja nüüd kui tekib probleem, et sa hakkad seda nagu väga palju tootma ja üle väljaspool enda tarbimist, kui sul jääb midagi väga palju üle, mis on niisugune minev kaup, võib-olla sa võiksid seda müüa. Müüa politseile näiteks. Vot, politseiga ongi see jama, et kui sa ei ole 5G Bill Gates mees, et siis politsei kahjuks nad ei lase sul väga palju sama konni teha. Oota, politsei lubas, mina just nägin, et praegu globaalse pandeemia tõttu Eesti riik tahab startup'e toetada kuni 6000 euroga, et sa võiksid just küsida toetust enda selle. 6 tonni oleks juukse kõrdi sama konni aparaadi ja tööstuslik tootmine. Aga siinkohal kuulatel väike nipp, kui sa nimetad selle ümber tesovahendiks, siis see on legaalne. Tesovahendit võib ikka toota, keset pandeemiat, see on väga korralik asi. Ja see, kas see inimene joob teso või mitte, see on juba tema enda probleem. Just, lased suppi purki, kirjuta markeriga teso peale. Kas see on fucking geniaalne, Siroga, ma pean ütlema, see on fucking geniaalne. Ma räägin, siin äriideid tuleb järjest, et parmuäpp ja sama maskitellimused ja teso tootmine. Sama konni teso ja see on jah, et kuradi teso, lihtsalt, isegi kui nagu päris viina teha, see lihtsalt nimeks teso panna juba kõlab hästi. Just, või sa võid panna sinna midagi huvitavat juurde, et mis nagu ära ei tapa ja tervisele mingit mõju ei avalda, aga siis sa saaksid seda esitleda nagu mitte joodava asjana. Samamoodi nagu süütevedelikku toodetakse, müüakse etanooli baasil. Keegi ei köhata midagi. Täpselt nii, ja... Sai alles saadet märgatud Eestis ja seal üks tädi isegi kurtis, et kurat jaanipäeval see lõkkeka põlema panna, et kohalikud parmud joovad kõik süütevedeliku eest ära. Kuidas nägin seda episoodi, see oli, kui ma eksis, see oli Tallinnast oli see episood. Ei olnud Tallinn. Ei olnud Tallinn. Tallinna äärelinn. Orava. et sükene see Eesti elu on, et tihti peale, et eestlastel on mingi väikse rahvuse kompleks, kui sa oled tähele pannud, siis inimesed ise tunnenevad, et nad on üliarenenud ühiskonnas, ülitargad ja kõik süked enda arvates käivad mingi kontoritöödes ja mingi viisakalt riides. Bakalaureuse kraad on käes, diplom on seinal. Käivad ülikoolis ja siis arvad hullult edasi jõudnud. Ehk telekast lahti, vaadake, mis toimub. Inimesed kuradi joovad, inimesed elavad, laaberdavad, käivad tööl, panevad katust täis peaga. Soomes käivad. No seal üks vend käis ju koha peal, käis katust panemas. Tuleb välja, et isale pani katust. Ja siis isa ütles, et pojaga joome ja paneme katust ja normaalne. Kas siuksed inimesi selle asemel, et nüüd täispeaga katustel kooserdada, ei võiks aidata näiteks mingi siuke toetusmeede? Mingi siuke igakuine rahasumma näiteks, mis tuleks sulle arvele. Mitte nüüd invaliidsuspension, vaid nagu täitsa mingi sulo, mis iga kuu tiksuks sulle. Mina olen täitsa kuulnud selle peale, et Universal Basic Income, USB pulk. Ei, see on Ubi ja see on niisugune huvitav mõte, et seda on nüüd mõnda aega juba arutletud, et põhimõte töötab niimoodi, et igale inimesele tuleks iga kuu mingisugune raha, et näiteks 400 eurot kuus. Ja ma ei räägi invapensionist, ma ei räägi vanaduspensionist, vaid igale täiskasvanud inimesele tuleb igakuiselt ütleme 4 sotti. Ütleme 4 sotti, et see on täpselt nii palju, et sa elatuksid ära. No, sa ei sure ära, aga sa saaksid ellu jääda, et sa vähemalt ei pea muretsema, et kas üür oleks makstud ja kas sa süüa saad, vaid et sa jääd ellu. Just, võib-olla sa Tallinna kesklinnas siis ei ela, eks ju, et siis sa saad võib-olla kolida tõesti kuskile Põlvamaale. Jah, et Lõuna-Eestis on väga odav üür, et ei pea Tallinnas elama, eks ole. 3 kuud kogud, siis sa saad juba maja osta Järvamaale. Ja siis kusjuures see idee on väga palju viha saanud, et on öeldud, et siis ju inimesed üldse tööl ei käi ja et see on ju inimesed luuseriteks ja laiskadeks, et
pole initsiatiivi tööl käia. No mina arvan, et see ei vasta tööle, tuleb mõelda niimoodi, et siis on 400 euros ei ela hästi, kui sa tahad ikkagi midagi hästi elada, siis sa lähed ikka tööle ja lisaks sellele on sul raha, mida kulutada, see läheb majandusse tagasi väga efektiivselt. Just, ja nüüd siis, mis on selle Universal Basic Income'i ja kuradi mingi invapensioni või töötukassa raha vahe on selles, et kui sa tahad, sa võid tööle minna, keegi sul seda ära ei võta, seda income'i, see tiksub sulle ilusti arvele edasi. Täpselt nii. Kui sa tahad olla edasi jõudnud inimene, lähed käid tööl, kui sa tõesti ei taha, vähemalt mingi klots tiksub ja samamoodi, et kui sa jääd töötuks, sa ei pea minema, ma ei tea, mida tegema, fentanüüli müüma kuskil, vaid sa tead, et sul mingi klots tiksub, sa elad ära. Ja ma arvan, et see oleks väga hea lahendus, sellepärast, et inimesed, kes ei tahagi tööle minna, saavad tegeleda asja, mis teha tahavad, näiteks kunstiga, muusikaga, ma arvan, et kultuurile annaks ka palju juurde, et inimesed saaksid tegelikult enda ajaga teha, mis nad teha tahaksid. Ei kõla halva mõttena. Pead kapitani dieeti, vaatad telekat, ega mitu kuud sa seda teed, et lõpuks ikkagi hakkab igav, tahaks midagi huvitavat teha. Kui teed seda, ega sa kedagi sega ka sükse elulaadiga. Et absoluutselt mitte. Mina arvan, et inimesed peaks natuke avatumad olema selle mõtte suhtes, aga väga tugevalt töötab, mis sa arvad, kes selle vastu töötavad alati? Firma omanikud. Täpselt niimoodi, firma omanikud ja riigipead ja poliitikud üritavad seda teemat vältida nii palju kui võimalik on. Sellepärast, et siis neil ei ole töötajaid enam. Nad kardavad seda esiteks ja teiseks on ka, et see raha peaks kuskilt tulema, et eks ta natuke läheks siis rikastele kõrgem maksu peale. No ütleme 1 miljon täis kasvanud, 4 sotti per nägu, 400 miljonit aastas. Kuule, meil on siin kulutatakse veel lollimatele asjadele nagu mingi kuradi elektrijaamad, mida keegi ei kasuta. Kas mitte alles Eesti ei kuluta mingi 50 milli mingi, ma ei tea, mingi logo peale? Täpselt, selle klotsi leiutaks välja küll rahulikult. Et selle raha juba, seda juba saaks eurorahadest ära, et tegelikult ma arvan, selle ideel on jumet, aga kõige huvitavam on see, et inimesed ise, nagu lihttöötajad, nagu mina ja sina, Serjoga, tihti peale oleme ka selle vastu ja räägid, fašism, kommunism, no ma ei ketas sajab, et minu arvates see parandaks eluolu väga palju, aga ikka mingid antimaskerid ja süksed, kes siin ütles, ma ei tea, kommunism. Eks see on, et need antimaskerid ja kommunismi vastased ongi siuksed inimesed, kes kogu aeg räägivad, et tuleb teha researchi ja tuleb ikka oma peaga mõelda, aga millegi pärast, et kõik see info, mis neil suust välja tuleb, ei ole neil üldsegi mitte oma peaga välja mõeldud. Ja siis samamoodi, et kui sul ülemus ütlebki, et oi, see on nii paha, et sa käib mul 7 sotti eest edasi tööl, et see, kui sa 4 sotti saaksid riigi poolt juurde, see oleks ju kommunism, see oleks õudne. Aga kommunism võrdub Nõukogude Liit võrdub küüditamine. Kas sa tahad küüditatud saada homme? Ei, mine tööle tagasi, nüüd ära mõtle nii palju. Väga putsi, aga see on põnev teema on tegelikult, see UBI värk on väga põnev värk on. Mida sa teeksid, kui ütleme, et sa oleks praegu töötu, eks ju, ütleme, et sul elukoht on olemas, sellest maksma ei pea. 4 sotti. Mida sa teeksid? Sul on vaja 6 aega elada. Mis oleks ostukorv? Ma lihtsalt investeeriksin podcasti tehnikasse ja ostaks natuke podcasti reklaami, teeks lihtsalt täiskohaga väga tõsist podcasti. Täiskohaga iga päev? Täiskohaga, et ma teeks midagi, mis mind huvitab ja paneks paremad investeeringud sellesse, luua kvaliteetsemat sisu, et tihti peale meil on episoodide kvaliteedivõnked ja ma ei räägi nüüd ainult helitehnikast, vaid sisuliselt kui inimene töötab 5 päeva nädalas, ta on peale seda, ta on väsinud ja seal ei tule siuke rõõmus jutt välja. Ega ma tänagi, ma kihutasin 3 tassi kohvi enne sisse, et ma üldse viitsiks midagi rääkida. Aga mõtle, kui sa välja puhanud, kaua maganud, sul on rohkem aega mõelda siukse põnevaid ja lahedaid teemasid, rohkem nalju vahele panna, anekdoote ja teeksid täpselt seda, mis sind rohkem huvitab, aga mida Serjoga sina teeksid, kui oleks 4 sotti kuus juures? 4 sotti või? Hakkaks jooma. Hakkaks jooma, jah, näiteks. Erik Korgu dieet, mis me arvutasime välja, aga see jääkski umbes sinna hinnaskaalasse, isegi väiksemale vist. Et saab söödud, saab joodud. Just, ETV tuleb telekast tasuta, bussiga saab tasuta sõita, mis elul veel viga? Ei olegi midagi väga viga. Võib-olla esimene kuu siis jooks ja siis edasi vaataks jooksvalt, mida teha. Võib-olla läheks tööle, võib-olla ei läheks tööle, võib-olla oleks raamatuid, võib-olla investeeriks ka sinuga podcasti tehnikasse, läheks full kuradi infowars.comiks välja, et iga päev 4 tundi otse eetrit teha. Jah, igast asju saaks teha, et
oleks aega rohkem, saaks rohkem episoode teha, saaks rohkem teemasid katta, jõuaks rohkem kuulajateni. Aga ühte asja ma luban, raisk, kui me mingi kreemitotsikuid peaksime hakkama see reklaamima, siis ma lihtsalt lähen ära. Ma ei ole nõus, raisk, minge putsi ausalt. Kuradi, kujutad sa ette. Aga vekkis ikka. Istud stuudios maad, see kehakreem on nii mõnus ja kooriv, ta niisutab su nahka. Meil putsi, raisk. See sükene... Jah. Ei, ma ei saa midagi lubada, kui keegi mulle miljoni tasku viskab ja ütleb, et no nii, nüüd hakkavad kreemi sponsoreerima, mul oleks pajapatt. Kreemi pealt sa oled milli või ma arvan, et see on pigem niiviisi, et ma annan sulle 50 € ja totsiku kreemi ja ole õnnelik. Nüüd on see totsiku kreemiga, parem pihku. Pärast on hea kuradi niisutatud olla. Väga nadi, et tekib masendus, kui ma mõtlen sükse asja peale, et kindlasti peaks olema väga hea sponsor sel puhul, et sükest asja kallutleda. Aga no ei tasu nüüd alada, et head asjad tulevad neile, kes ootavad. Aga Serjoga, me ennem episoodi alguses rääkisime midagi reitist, et kui meil on vananev demograafia, et mis need paar mõtted ära oli, et väga huvitav oli. Oli küll, kusjuures, kui sa mõtled nüüd tagasi elu peale, siis kunagi siuke 2006-2007 reit.ee oli koht, kus sa said tutvuda teiste enda vanustega. Saadad sõnumi, 10 punkti oled esilehel. Just. Naised lendasid peale. Good times was had by all. Türa, kus oli alles feimi. Mul läks seal väga hästi. Sul ei olnud, aga feimi oli. See ongi peamine. Ega noor mees, et mis sul ikka vaja on, et autoga sõita veel ei tohi. Ja kuradi... Napsu panna ka ei tohi. Ei tohi, aga saad. Jah. Aga nüüd, kui sa praegu näiteks lähed reit.ee-sse, siis eranditult kõik, kes seal on 50 pluss mingid kuradi Soomes töötavad Malved ja Kalled. Ja... Miks see nii on siis? Ma ei kujuta ette, et kas nad ei arenenud edasi või nad lihtsalt leidsid, et teisi omasuguseid on seal palju ja noored on sealt nagu kõik ära kadunud. Äkki on sellepärast, et pooled noored läksid Tinderisse ja pooled läksid OnlyFansi? Võimalik. No, mingi hetk mindi reidist, mindi Orkutisse üle, eks ju, Google pani Orkuti kinni, mindi Facebooki. Oli tore koht, ütleme siuke 2013 jälle. Facebookis käis elu. Jälle leidsid palju omavanuseid, mõttekaaslaseid, jagasid ägedaid naingäägi meeme. Ja nüüd, põmm, lähed teed Facebooki lahti, eestlaste kolmnurk. Kurat, kõik on mingi 30, 40, 50, mingi kuradi, ma ei tea, mis asjad. Lähed vaatad neid mingeid gruppe seal. Vaktsineerimine on paha, ärge vaktsineerige. Maskid on pahad. Sheeple, wake up, mõelge oma peaga. Tulge mõistusele. EKRE on paha, teiselt poolt EKRE on hea, kolmandalt poolt EKRE on meh. Siis veel juurde seal mingi wow, Black Lives Matter. Türa, sa elad Eestis, kedagi ei koti su Black Lives Matter. Eestil oli BLM protest. Oli küll jah, mille jaoks sama hästi me võiks muid proteste ka teha, et miks Donald Trump ei võitnud, eks teeme samasuguse protesti ka, et midagi, mis üldse meisse ei puutu. Serjoga, miks tehti BLM protest on lihtne, oli vaja uusi sniikereid. Uusi sniikereid? Mitte, ma kuulsin alguses valesti. Nagu uusi niikereid. Sniikereid. Uusi jalanõusid. Uusi jalanõusid. Kas BLM on jalanõudega seotud kuidagi? On, et sa räägid Black Lives Matter ja sa lähed varastad poest paar tossa ja cheese'id. See on 1+1, quick match. No see oli Saku Suurhalli ees, et kahjuks, mis seal kõrval on Prisma, et sealt sa saad mingi kuradi Croksiga lossi endale. No see on Eesti tase, et noh, jällegi mingi täiesti mõttetu asi, mis meisse ei puutu, teeme tähtsaks ja kõik see seal Facebookis nagu tõuseb jubedalt esile. Ma tahaks mingi kuradi poliitilisi asju lugedes, ma oleks Delfi kommentaariumi. Ta peaks sükene pask Facebooki satub, sest inimestel on igav. Inimestel on fucking igav. Inimestel ei ole enda aega mitte midagi targemat teha. Tead, kus inimestel ei ole igav? No. Põhja-Koreas. Seal ei ole tõesti inimestel seal igav. Inimestel ei ole igav. Inimestel ei ole seda probleemi üldse. Tehakse tööd, tuleb armastus ja kõik on hästi. Just. Käid traktori tehases. Õhtul vaatad paar ägedat filmi, uudised ära, lähed kell 10 magama korras. Kündad põldu, õhtul kündad naist, oled väsinud, ärkad vara üles uuesti tööle. Just, riigi poolt on ette nähtud. Ja see on produktiivne, keegi hakkagi mõtlema, et hakkaks nüüd teha mingid, ma ei tea, kuradi, mingi lollistega tegelema, hakkaks OnlyFansis enda keha müüma või hakkaks kuradi Facebookis. Ega sa ei jõuakski, sind lastaks enne maha.
mingi kuradi lollust levitama, et ei ole elu midagi nii paha seal, töötab asi. Vahest igatsen, meil võiks ka üks suur juht olla, öelda, et kandke maske, ärge mölisege. Jah, ja ma arvan, et sellega me enam-vähem saate ükski kokku tõmmata, et väikene viimane plaag veel, et suur tänu Soundhouse'ile, et kes me tänase episoodi siis sponsoreerisid, meid ära majutasid, et külastage kindlasti kodulehte soundhouse.ee, helitehnika rent, väga kvaliteet, väga head hinnad, turu parim, tipp-topp ja Serjoga lõpetuseks lause, kuidas me saate kokku tõmbaksime, et mis ongi lõpusõnad peale selle kündapõllu? No see saade oli ikka roller coaster, et vahepeal läksime siin full sotsialistideks, mingi universal basic income ja lõpus ma igatsesin juba Põhja-Koread, et elu ongi selline, vahest läheb üles, vahest läheb alla, üks asi on kindel, osad inimesed ajavad närvi, davai.